edasi arutelu paneeliga. Ja me püüame selles paneelis vaadata hariduse arengukoostöö kui münti. Selle münti ühel küljel on haridus ja selle münti teisel küljel on arengukoostöö. Ja teate küll, et trikk selle mündi mängu juures on see vahest, et kes jääb peale. Aga mitte sellest ei tahame täna arutelust keskenduda, vaid me tahame keskenduda sellele, et mõlemad mündi pooled peavad olema nähtaval, kui me tahame, et see münd veereks. Ja selleks, et arutelus meie jutt paremini veereks, ma palun endaga liituma Heli Järudžabilani, Triinu Ossinovski ja nii, siit on kohe teine perspektiiv. Meie on tuttavad omavahel juba üsna mõnda aega. Aga teate ise, et Eesti aeg-ajalt osutub suuremaks, kui me arvata oskame. Nii et see ühe kiire tutumisringi. Anna hästi. Kas ma pean siia? Kas te kuulete mind või me peame läbi kuulata? Väga hea. Tere kõigile, mina olen Triinu Ossinovski ja tulen MTÜ-st Mondo. Mondo on nimelt 18 aastat siis arengukoostöös osalenud ja arengukoostööd ellu viiv organisatsioon Eestist. Tere, mina olen Heli Järudžabilan Haridus- ja Noorteametist ja ma oma taustaks, miks mind siia täna kutsutud on, toob siis välja selle, et ma olen töötanud haridusvaldkonna siis juhtimise poolel alates 1998. aastast ja selle perioodi käigus ligi 5 aastat töötasin ma Pariisis, OSCD-s ja UNESCO-s Eesti esinduses seal ja tean väga hästi, et Eesti on tegelikult rahvusvaheliselt tuntud ikkagi 2 märksõna kaudu, et üks on digiriik ja teine on Eesti väga hea haridus. Ja tere minu poolt ka Rovi Tabur nimi ja siin eelkõige kui Sisekaitseakadeemia endine rektor ja täna, eelmine aasta sai 10 aastat täis, et siis olnud ka vabakutseline maailmaparandaja, nagu ma vahest enda kohta ütlen, et aga siis formaalses keeles arengukoostöö ekspert, kes siis on valdavalt Balkanil, Kaukaasias, täna Ukrainat ja selliseid riike, kus Eesti kogemust on võimalik olnud välja pakkuda, nügida natukene juurutamist ja näpu otsaga ka siis sedulugusid nautida, nii et katsun oma mõtted jagades. Väga hea. Mul on ettepanek, et alustame sellest, et mida siis sellest Eesti haridusest üldse saab jagada. Heli, sina vaatad Eesti haridust, nagu sa ise ütlesid, riigi ja süsteemi vaatenurgast. Sellest vaatenurgast, kuidas poliitikad, strateegiad ja rahvusvaheline koostöö justkui kokku jooksevad või vähemalt peaksid kokku jooksma, eks ju. Ja sa näed igapäevaselt väga lähedalt seda, kuidas su tiim ja haridussaadikute võrgustik tutvustavad Eesti haridust rahvusvaheliselt. Täna me kuulsime, et Praxis uuring ütleb, et üsna selgelt, eks ju, et Eesti kool üks ühele sellised rakendatav mudel ei ole. Ometi meil on kogemused, meil on väga head praktikad, mis võiksid olla inspiratsiooniks rahvusvahelises kontekstis. Kuidas sul tundub, Heli, just nimelt riigi ja süsteemi vaatest, et mis on see osa meie kogemusest, mida saaks inspiratsioonina jagada? Ja selle küsimus on ka teine pool, et mida riik saaks teha, mida riik saab teha, selleks, et see inspiratsiooni jagamine jääks ainult ühe visiidi või ühe projekti tasandile, vaid sellest kasvaks päriselt selline sisuline ja pikaajaline koostöö.
tegelikult need teemad, mille vastu nagu huvi tuntakse ja mille kohta soovitakse teada, et need on täna siin juba mitu korda nagu läbi käinud. Seda ei ole mõtet tegelikult nagu üle korrata. Aga see, ütleme, see on nagu kaks käivitavat mehhanismi, et üks on see, ja siis me peame hästi nagu ausad olema selles osas, et see PISA uuring, milles Eesti siis osaleb aastast 2006 vist on nii, et ju ka meile endal ju ausalt öeldes üllatusena on need väga head tulemused tulnud ja tõsi on see, et kuigi OECD on majandusarengu ja koostööorganisatsioon, siis tegelikult sellisele lihtsale inimesele, kes uudiseid jälgib, on OECD ja PISA vahel nagu võrdusmärk. Seda organisatsiooni teatakse läbi selle haridus nii-öelda temaatika ja nad kasutavad seda nagu enda promomiseks väga hästi ära. Ja meie oleme õnnega koos, et kogu selle aja jooksul, 20 aastat, me oleme lihtsalt saanud, päris tasuta see promo ei ole, sellepärast et osalemine PISA uuringus ei ole odav. Aga ilma, et me ise midagi selleks nagu teadlikult teinud oleksime, siis kõikidel nendes aruannetes tuleb Eesti kogu aeg tipus välja, Euroopa tipus, maailma tipus. Ja meie vastu sellest tulenevalt on kogu aeg väga suur huvi. Nii et ausalt öeldes selle PISA edu taha saame me nii-öelda linkida ükskõik mis Eesti kooli teema. Ja me seda tegelikult teeme ka. Teine asi, mis on nagu väga oluline nagu aru saada, on see, et teised riigid teevad ka reforme. Ja mõned nendest reformid on ka väga edukad. Aga meie väikese riigi eelis, ka näiteks võrreldes Soomega, on see, et me oleme teinud suhteliselt lühikese aja jooksul, 20-25 aastat, me oleme teinud nagu väga põhimõttelised reformid kõikides haridusvaldkonna teemades. Ja see, et me oleme teinud nad nii lühikese aja jooksul ja see süsteem toimib ja ta annab häid tulemusi, see on see, mis paneb meie poole vaatama. Nii et kui ma nüüd tulen selle küsimuse alguse juurde, et mida me siis nagu müüme, ma vaatasin eile õhtul veel üle Shira piletites 25. aasta statistika, mille me aruandena siis esitasime haridusministeeriumile Education Estonia töölõigult. Kaks kõige suuremat teemat on Eesti PISA edu põhjused ja teine on siis Eesti digiharidus. Aga see tavaliselt algab niimoodi, et meil on siin kaks kolleegi, kes igapäevaselt sellega tegelevad ja nad võivad teile rääkida. Nad pöörduvad meie poole, nad on kuulnud, et midagi, et olete nii head. Ja siis hakkab tegelikult selline diskussioon, et kuulge, aga meid tegelikult huvitab see ja siis meid huvitab ka veel mingisugune muu teema. Nii et me põhimõtteliselt selle nii-öelda PISA edu või digihariduse teema juurde me saame linkida põhimõtteliselt ma ei tea, Rajaleid ehk siis erivajadustega lastega töötamise, koolijuhtide nagu ettevalmistamine, autonoomia, kuidas moodi Eesti kooli juhtimine üleüldse nagu käib. Alusharidus on hästi suur teema ja selle poole me saame viidata, et see on tegelikult meie PISA edu üks väga suur oluline komponent. Kuidas moodi käib Eesti lasteaias elu? Näiteks selline asi, et lapsed tulevad kooli ja lasteaeda, nad saavad seal süüa, neil on seal igasugused huviringid ja et nad päeval lasteaias nagu magavad korralikes nagu voodites, kõik sellised asjad, mida meie peame nagu väga elementaarseks ja iseenesest mõistetavaks. See tuleb väga paljudele meie väliskülalistele nagu üllatusena. Kutseharidus on suur teema, digikutsehariduses, tegelikult ka ettevõtlusõpe. Neid ausalt öeldes see on puhas nii-öelda müügioskus, ükskõik mis asja Eesti hariduses võib selle PISA teema külge haakida. Nii et meil on tasuta promo väga suure ja väljapaistva rahvusvahelise organisatsiooni poolt. Sellel aastal 8. septembril tuleb välja uus raport, saab näha, kas see edu kestab. Aga nii kaua, kui seda on, kasutagem siis seda targalt ära. Ja sul oli teine küsimus, kui ma enam ei mäleta. Kuidas mida riik saab teha, eks ju, selleks, et see inspiratsiooni jagamine jääks ainult ühe visiidi või ühe projekti tasandile.
teate, ega sellega on nüüd paraku nagu niimoodi, et noh, riik seal on ikkagi mina, on ju. Ja teie igaüks olete see Eesti riik. Kui mina olin Pariisis tööl, siis mina olin ka Eesti riik. Ja kui ma nüüd neid delegatsioone vastas, olen ka mina Eesti riik, on ju. Ükskõik, kuidas moodi me siin kodus oma vahel nagu parajasti, kuidas me läbi saame. Me oleme Eesti riigi esindajad. Ja minu arvates esimene asi, mis mulle nagu tundub sellise nagu suure väljakutsena, on see, et me saaksime ise aru, et meil on mida jagada ja et me väärtustaksime seda. Et see ei ole nali, et mu kolleegid räägivad välisdelegatsioonidega, kui nad käivad erinevates õppeasutustes, nad saavad nendelt koolidelt või siis kõrgkoolidelt või kutsekoolidelt, nad saavad või lasteaedelt sellist tagasisidet. Tänu taevale, keegi paneb tähele, et me teeme midagi hästi. Ehk et kui me nüüd sellest inimese nagu positsioonist räägime, siis võib-olla maksaks nagu natukene ratsionaalsemalt mõelda, mis meil on ikka tegelikult pahasti ja mis meil on tegelikult ikkagi hästi. Ja seda, mis hästi, seda tuleks nagu väärtustada. Ja seda tuleks väärtustada ka tegelikult nii-öelda igapäevases nagu omavahelises suhtluses. Ja kui siis nüüd nagu midagi nagu ütleme siis nii-öelda süstemaatiliselt nii-öelda kas siis rohkem või teadlikumalt teha, on see ütleme mingisuguste selliste nagu ma ei tea siis kogukondade nagu toetamine, et nad tekiks ja et nad siis nagu edasi areneks, kus siis jagatakse neid selliseid kogemusi, et meie haridussaadikute võrgustik Education Estonia nagu all seda tegelikult on nüüd juba pea 3 aastat vist teinud, on ju, kus siis räägitaksegi väga nagu praktilistest teemadest, et tuleb välisdelegatsioon, mis sa teed temaga, kuidas moodi sa talle neid teenuseid pakud. Alustades isegi seda, et sa nagu räägid hästi sellest oma Eestist, Eesti haridussüsteemist ja oma koolist, oskad rääkida oma kooli filosoofiat, on ju. Ja see tuleb tegelikult väga paljudele inimestele alguses nagu üllatusena, eks seda oma kooli lugu tuleb osata rääkida, see tuleb oma peas välja mõelda, eks. Ja siis kuni selleni välja, et kas sul on läbi mõeldud, kuidas moodi külalised, ma ei tea, riided ära panevad garderoobis ja kuidas moodi sa neile toitu pakud ja kuidas moodi sa lõpuks selle visiidi nagu kokku võtad. See on ikkagi nagu teenuse disainimine, et see ei juhtu iseenesest, et see ütleme meie jaoks ikkagi need kõige paremad rääkijad sealt õppeasutuste poolelt on need, kellel endal silmad säravad ja kes nagu teavad, mida nad sellest delegatsioonist saada tahavad. Kui seal ees seisab inimene, kes on sinna saadetud koolijuhi poolt, et sellepärast keegi tuli ja räägi neile nagu midagi, on ju, siis sellest asjast ei sünni mitte midagi. Aga kui seal ees on inimene, kellel silmad säravad, kes siis tegelikult mingil hetkel viib selle jutu sinna, et teie külalised, aga mis teil nagu toimub sellel teisel teemal, et nemad jagaksid oma kogemusi, siis sealt võib tulla väga huvitavad selliseid koostöökohti ja inspiratsiooni ka meie inimestele. Ja aitäh sulle, Heli. Kui Heli vaatas sügavalt hariduse sisse, siis Triinu, ma julgen öelda, et sina esindad nüüd siin arutelupaneelis seda arengukoostöö päris elu. Sa tegeled ja puutud igapäevaselt kokku partneritega sihtriikides, õpetajatega, kogukondadega, partnerorganisatsioonidega. Ja ma usun, et sa näed üsna sageli kõrvalt seda, kuidas esialgu suurepärasena tundunud idee maandub seal sihtriigis ja põrkub seal sihtriigi ootuste, piirangute, kultuuriliste erinevustega ja kõige muuga, mis hakkavad kõik mõjutama seda, mis tegelikult juhtuma hakkab. Ja kui siia kõrvale tuua nüüd veel see, et tegelikult Eesti elanike teadlikkus arengukoostööst on väga madal, siis ma arvan, et hästi oluline on rõhutada seda, et arengukoostöö ei ole see, et me viime valmis lahenduse kusagile ja anname selle üle, et see on partnerlus. Sellepärast, Triinu, ma tahaks küsida sinu käest, et mis on need arengukoostöö eripärad või mis on see arengukoostöö reaalsus, mis muudavad hariduse ekspordi keerulisemaks, kui me võib-olla esialgu arvame. Ja viidates veel kord selle madalale teadlikkusele elanikkonnas, sest
kus Eesti inimesed sinu kogemuse järgi arengukoostööd võib-olla kõige rohkem valesti mõistavad? Jaa. See raport juba tõi õnneks välja selle, mida ma ei pea kordama, aga ma lihtsalt ütlen selle siin ära, siis ta uuesti siis on ta öeldud, et Eesti hariduse lugu või ütleme, Eesti haridussüsteem ei ole mitte kuskil sellisel kujul, eks ole, implementeeritav või rakendatav. Et me heal juhul saame võtta siit komponente ühte või teist ja koostöös siis selle kohaliku partneriga neid rakendada. See on parim, mis me teha tegelikult saame. Et seda ootust võib-olla võiksime me kõik endal korrigeerida, kes võib-olla lootsid, et meil on nagu suuremaid tükke võimalik rakendada nendes sihtriikides. Aga kui me nüüd vaatame neid arengukoostöö omapärasid või reaalsust, siis meie mündi poole pealt paistab ikkagi niimoodi, et arengukoostöö peab olema ennekõike vajaduspõhine ja see vajadus tuleneb ikkagi sellest, mida vajab see sihtriik, vajab see sihtkogukond, vajab see institutsioon, keda me siis parasjagu, kellega me koostöösse oleme läinud. Et seda ei tasu unustada. Ja me tegelikult peame ka oma seda agentsust tõsiselt sellest nii-öelda aru saama, et mis iganes sellises suhtes me oleme tegelikult võimupositsioonil, sellepärast, et nende jaoks meie oleme ikkagi, tuleme rahaga, tuleme teadmisega, aga ennekõike me tuleme nagu mingi rahaga, mingite lisavõimalustega, mida neil enne ei olnud. Ja mida me oleme nende aastate jooksul väga palju kõrvalt näinud ja püüdnud ise organisatsioonina pidevalt kasvada ka selles paremaks on tegelikult see koostöö alguspunkt, et mis probleemi me sinna lahendama siis läheme. Kas me läheme midagi Eesti poolt pakkuma, mis on meie meelest väga-väga hea lahendus ja kindlasti võiks sellesse riiki sobida, või me tegelikult läheme lahendama seda murekohta, mis neil parasjagu on, mis on nende jaoks see pudelikael ja see kitsaskoht. Ja sellepärast see alguspunkt ongi kõige olulisem, et kui me läheme koostöö pakkuma ja räägime oma lahendusest, siis ma ei tea, 99% juhtudest meie oleme näinud, et nad ütlevad ka sellele lahendusele jah, kuigi nad tegelikult vajavad midagi muud, mis päriselt neid edasi aitaks. Et seetõttu me oleme püüdnud ja oleme püüdnud ka koostöös STV-ga seda juttu rääkida, et hea küll, et kui me leiame, et Eesti poole pealt see on näiteks õpetajakoolitused või see on üldhariduskoolide puhul näiteks, ma ei tea, õppijakeskne haridusmudel või projektipõhine õppemudel või midagi sellist, mida me peaksime ja võiksime tutvustada nendes meie sihtriikides, et siis me tegelikult võiksime laiemalt korraks vaadata ka, et mis on need süsteemsed struktuursed murekohad, mida võib-olla nagu lisakomponentidena me saame projekti juurde tuua ja ära lahendada, et me tegelikult lahendame nende jaoks selle nende põhiprobleemi ära, aga saame ka anda seda teadmust edasi, mis meie silmis on väga oluline ja võiks neid tegelikult edasi aidata. Seda oleme ka väga tihti näinud, et nad ju ei teagi, mis võimalused on. Ei tea ka meie, mis võimalused on näiteks võib-olla Soomes on ju või mis võimalused on Saksamaal parasjagu, ma ei tea, seal või mis lahendused on välja töötatud, mis päriselt väga hästi töötavad, et me tegelikult väga tihti peame ka nagu targalt veenma ja see on juba päris heal alusel koostöö, et kui nad ei võta kohe seda, ei ole nagu see 99%, et väga hea, hakkame seda tegema, on ju, vaid nad tegelikult korra ikkagi küsivad ja vaatavad otsa ja vaatavad, kas see päriselt neile võiks sobituda. Et see on kindlasti see omapära. Siis on see reaalsuse kohta, nad ei ole väga erinevad, et me töötame nii idanaabrusriikides aastaid, oleme töötanud Ukrainas aastast 2014 näiteks, kui ka Aafrika riikides, Ghanas, Keenias, Ugandas, julgelt üle 10 aasta, mõnes riigis isegi kõik need 18 aastat. Ja tegelikult need väikesed tehnilised lahendused on tihti need, mis kas aitavad meil jõuda nende sihtrühmadeni, kelleni me oleme mõelnud, et me tahame jõuda, või takistavad nendeni jõudmist, et
ma ei tea, no näited, lihtsalt näited, mille vastu ma arvan, meie oma majas täna enam ei eksi, aga me näeme küll tihti kõrvalt, et teised võib-olla lihtsalt ei ole teadlikud sellest veel. Et kui korraldada koolitusi õpetajatele, näiteks Keenias või Ugandas või ka Ghanas, siis tegelikult see transpordiraha, see 2 eurot inimese kohta on see takistav aspekt, et nad sinna kohale tuleksid. Kui korraldada konverents näiteks Kiievis täna turvaliselt varjendis, tuua kokku 200 haridusametnikku või haridustöötajat näiteks kutsehariduskeskustes, siis tegelikult see sama transpordiraha on ikkagi nende jaoks piirav. Ja et mida paremini me tunneme ka konteksti, seda lihtsamini me mõistame, kus need pudelikaelad võivad tekkida. Et kui ma ei tea, kui paljud täna tegelikult meist siin ruumis ikkagi teavad, mis on õpetaja palk Ukrainas, mis on üldharidusõpetaja palk ja mis on tegelikult ka kutsehariduskeskuses töötava õpetaja palk. Need palganumbrid jäävad sinna 150-200 eurot vahemikku. Ja kui me siis ütleme, et palun sõida Kiievisse ja võib-olla pead ööbima ka siin veel ja siis tagasipilet ka, siis me teame juba, et erinevatest teistest oblastitest me inimesi sinna kahjuks me ei näe tulemas. Et sellised väikesed lahendused sisse tuua projektidesse või lahendustesse on kindlasti see, mis toimib. Eraldi suurem teema kindlasti, mille pärast meie vaadates natuke helikopter vaates, et mida Eestist tehakse arengukoostöös, mille pärast me muret võib-olla tunneme, on ikkagi see mõjususe küsimus, et kui me suudame väga hea uue õppekava kellelegi koostada või me suudame mingi rakenduskava mõnele riigile välja töötada, siis ja kui see töö lõpeb seal, et palun, siin on teile paber, siis me tegelikult peaksime kriitiliselt küsima, et mis mõju me oleme saavutanud. Et siin me räägimegi sellest projekti pikaaegsusest, et me tegelikult peaksime nendega need järgmised sammud ka kaasa tegema. On see mentorluse võti, on see jätkuv kuidagi koostöö, et nad tegelikult neid asju ka rakendada saaksid koos meiega, meie toel. Et see on kindlasti üks teema, neid aspekte ja punkte on väga palju ju veel. Rääkides siin koostööst ja kogemuste jagamisest, siis ma kindlasti ütlen sellega välja, kuna minutid on minu jaoks ka loetud siin paneelis, et Mondo on väga avatud, kui keegi soovib tulla lihtsalt rääkima, nõu pidama, et kuidas võiks või kuidas oleks targem ja parem, siis me hea meelega kõikide oma 10 sihtriigi suunas anname edasi kõike seda teadmust, mida meie oleme aastatega kogunud oma katuse alla. Ma liigun selle teise küsimuse juurde ja see teine küsimus oli seotud, eks ole, Eesti inimeste mõistmisega arengukoostöö suunal või teadlikkusega ja siin ma lahutaks võib-olla need 2 aspekti, et on tehtud uuringuid, mitte väga süsteemselt ja on tehtud näiteks arengukoostöö ümarlaua poolt iga aasta või üle aasta äkki enam-vähem uuringuid. Teadlikkusega on asjad paremaks läinud, aga poolehoiuga ei ole tegelikult väga asjad paremaks läinud. Ja seal on ka meil see tuummure koht endiselt olemas. Ja mida me näeme on see, et keskealine Eesti mees võib teada, aga ei toeta. Ja venekeelne elanikkond ei tea ja seetõttu ka ei toeta arengukoostööd, mida Eesti teeb. Kindlasti me näeme täna seda, et nooremad generatsioonid, kooliealised lapsed, noored täiskasvanud on väga teadlikud tegelikult ja on ka väga kõrge poolehoiuga arengukoostööle. Ise me tahame Mondos uskuda, et see on see pikaaegne panus, see pikaaegne maailmahariduslik suund, mida Eestis on aetud ja mida on toetatud ja sellega tuleks kindlasti ka jätkata. Mis puudutab võib-olla selle poolehoiu küsimust, siis ja rääkides nüüd siis hariduse arengukoostööst või hariduse suunalisest arengukoostööst, siis see sidusus võib-olla nendele keskealistele Eesti meestele, mis on puudu olnud, on see, et miks me peaksime haridustegevusi tegema teistes riikides, et kuidas see on Eestile kasulik, eks ole. Ja võib-olla seda targalt siduma ikkagi meie välispoliitikaga, et see on osa meie välispoliitikast, see teenib meie huve riigina, et need jõulisemad
punkt, nii-öelda võib-olla sidusused ja laiemad ja et see võib anda tulemust. Teine teema, mis ma toon ühe näite siia juurde veel ka, et me teame täna, et Ugandas puudub igasugune meediapädevuse koolitus üldhariduskoolides, seda ei anta. Ja me teame ka, et Uganda on kahjuks üks suur väli desinformatsioonile. Ja me teame tegelikult ka täna seda, et Ugandas on väga suur poolehoid Venemaa, kõigele, mida Venemaa teeb. Venemaa seal on äärmiselt positiivne riik ikkagi, kui sa keskmise ugandalasega räägid. Et kui me nüüd suudaksime nendele Eesti meestele seda lugu rääkida, et miks me peame sinna Uganda haridusse panustama ja miks see võiks näiteks olla meediapädevuste, koolitusprogramm üldhariduskoolidele või midagi sarnast, siis võib-olla me suudaksime neile ka ära ikkagi selgitada, mis kasu on Eestil võita sellest arengukoostööst. Ja eraldi teema muidugi on see, et arengukoostööd mõistetakse vanemaealiste elanikkonna gruppide seas ikkagi arenguabina. Ja mis on niimoodi, mis on ka pidev selgitustöö, et jäi kõlama ka Marleeni jutust see, et meil kõigil lasub kohustus tegelikult avalikult rääkida ja teha seda teavitustööd. Mondona võtame seda väga tõsiselt ja näeme ka kõrvalt, et teised tegelikult üha rohkem ja rohkem seda teevad, nii et ma arvan, et me oleme õigel kursil ja me peame lihtsalt jätkama siin tegelikult üheskoos selle teavituse osas. Ja aitäh, Triinu. Ega mis seal salata, ma arvan, kõik, kes meediat jälgivad, näevad ju ka, et need arengukoostööga seotud sõnumid kipuvad kuidagi sellise veidra kuju võtma aega. Et aitäh, Triinu, et sa seda teemat ja seda maailma praegu avasid ja eks me ka selles arengukoostöö teemades oleme ju kõik saadikud, eks ju. Et mida paremini me teame seda paremini me oskame ka neid sõnumeid suunata. Aga ma tahaksin siia sisse tuua veel ühe kolmanda vaate ja see on reformide ja institutsioonide vaate. Lauri, sinul on väga huvitav kogemus ja vaade selles osas. Sa oled olnud koolijuht, sa oled olnud ise süsteemis sees. Täna oled sa arengukoostöö ekspert, kes nõustab erinevaid reforme erinevates riikides. Ja see annab sulle väga hea perspektiivi sellest, et kuidas haridus seostub üldse laiemate reformidega. Mitte ainult ühe kooli tasandil, ühe asutuse tasandil, ühe projekti tasandil, vaid ühe riigi ülesehitamise ja arendamise kontekstis. Ja sellest ma küsin sinult, et mis sa arvad, milline osa Eesti kogemuses siis on tegelikult ülekantav? Kui Heli viitas siin PISA testile, siis mina olen kuulnud sellist ütlemist, et Eesti PISA edu taga on Eesti tublid emad. Ilmselt me Eesti emasid ei taha ega saa eksportida ja jagada kuidagi. Aga mida me siis saame? On see siis õppekava, on see EdTech lahendus, on see juhtimismudel või on see sama reformide loogika ja värske kogemus sellest? Ja ikkagi milline roll on haridusel sinu arvates üldse ühe riigi reformimise kontekstis? Lõpust pihta hakates ma arvan, et keegi ei kahtle selles üheski nendes riikides, kus mina täna toimetan, et haridus on oluline. Ja kui sinna kõrvale teha üks hea müügipitch Eesti poole pealt, kus panna slaidi peale nii digi kui PISA, siis müüdud. See ei ole küsimust. Et sellega saab väga hästi uksest sisse ja sellega oled üsna ruttu laua taga, on ta siis Balkan, on ta siis Moldova, on ta Ukraina, on ta Armeenia, kõigil meeldib. Selles ei ole küsimust. Keeruliseks läheb jutt siis, kui sa küsitakse, et väga hea. Aga mis oli see esimene samm, mida te tegite? Ja seal me läheme järjest keerulisemasse valdkonda siin Eestis, sest et ega meil väga palju seda mälu või seda teadmist sellest, et aga kuidas päriselt seda siis pihta hakkasime, et mis oli see koht, et kus koos meie selle teekonnaga pihta hakkasime. Et seda ajaloolist kohta võib-olla ei peaks kuidagi üle väärtustama, et me ajaloos väga palju peaksime sobrama ja tegema, aga lihtsalt see hetk, et kuidas
kuidas me seda dialoogi saaksime selle partnerriigis üles ehitada, mis on see, mida nemad täna tegema peaksid tegelikult. Et kõige lihtsam, mida väga paljud ka ju arengukoostöö doonorid teevad, et neil on hea valmis pakett. On see siis hariduspakett, on see mingisugune, minu teine valdkond, kus ma toimetan, vormikandjate maailm. Et on mingisugune standard, mingisugune pakett, mis tuuakse laua peale ja mida häälekam, suurem, mõjusam riik sa oled, seda lihtsam on sul seda paketti müüa ja reeglina ostetakse ära ja sinna ta siis jääb. Et halvemal juhul sa selle paketiga lõhud lihtsalt kohaliku selle mingisuguse veel eksisteeriva või juba eksisteeriva väärtusinitsiatiivi üldse ära. Kui tulla nagu Eesti kogemuse juurde, et mõeldes, et mis meil täna on olemas veel, me natukene veel mäletame seda, kuidas me selle haridusteekonnaga pihta hakkasime tegelikult, et mis me tegime selleks, et meie ütleme siukene gümnaasium, keskkool, kaasa arvatud kutseharidus, kõrgharidus, et on täna siia jõudnud. Me kahtlemata ei ole eestlasena mitte millegiga kunagi rahul, eks ju, et me alati kritiseerime seda, mis meil olemas on ja väga õigustatult tõenäoliselt, eks ju, et kriitika võib edasi, nagu ka siin ennem öeldi. Aga me järjest vähem tegelikult mäletame seda, kus kohast me tuleme. Mis asi see hetk oli tegelikult, et mis need esimesed sammud olid, et kui ma mõtlen sellest, et kuhu minul täna oma partneritega, kes on siis valdavalt ministeeriumid, ametite juhid, kuhu kõige rohkem aega läheb, on see, et üritada aru saada, mis on nende jaoks need esimesed sammud tegelikult. Ja kas sellest, mida me Eestis tegime, on sealt midagi nendele tegelikult öelda, et see kogemus, meil olid sellised dilemmad, sellised küsimused ja me tegime sellised sammud, et kas see on midagi sellist, mis nende jaoks peale siis seda pisat ja digi nagu võiks olla see, et siit hakkame nüüd pihta tegelikult. Sest et üsna tihti need dilemmad või need küsimused, need arutelud, kes selle mäletavad, need olid üsna inetud, üsna ebamugavad. Nad ei olnud midagi sellist, et kõik olid rõõmsad, et teeme, eks ju, et täna tagasi vaadates võib-olla tundub, et see kõik oli hästi tore ja ma siin paralleelina võin tuua, et ma võtsin siin nädalapäevad tagasi ette Teaduste Akadeemia esimese presidendi Arno Kööri mälestuste raamatu sellest, et kuidas siis Eesti teadusmaastikku hakata niimoodi iseseisva riigil nagu looma ja mõeldes, et teaduses võiks nagu asjad olla kuidagi sellised kõrgelennulised ja ilusad ja head ja üsna inet oli see algus. Ja selle koha pealt nagu siis ka partneritega töötaja sellest, et aga mida meie või mida nemad siis peaksid tol hetkel tegema on üsna keeruline ja see, mida meie omal ajal muideks naersime üsna palju nii hariduses kui ka muudes riigi valdkondades vaadates soomlaste peale, et need saavad nad kogu aeg diskuteerivad. Nad ühtegi otsust ei tule sealt, eks ju. On see, mida täna mina teen oma partneritega. Ja teen nagu teadlikult just nimelt selle pärast, et ega sa paremat meetodit selle veendumuse tekitamiseks ja mis on nende jaoks hea, kui nad seda ise välja ei ütle, et kuidas nad saavad sellest aru ja mina tagasi peegeldan näiteks meie kogemuse pealt, siis ega sealt ei tekigi seda tunnetust, et see on see koht, et me peaks nüüd need otsused ära tegema tegelikult enne. Sest et kui neid otsuseid ei tehta, jällegi me oleme Eestis ka näinud ju, on see Euroopa Liidu liitumisel, on ta siis taasiseseisvumise alguses, kus meil käisid ka erinevad doonorid, pakkusid neid karpe meile laudade peale, eks, et see on see asi, eks, et hariduses, meditsiinis, sisejulgeolekus, igal pool mujal, eks ju, ja võtsime need karbid ilma, et me oleks seda konteksti tajunud tegelikult, kus kohas see karp võetud on. Ja sellepärast see uuringust tuli ka väga selgelt ju välja siin, et see konteksti tajumine, et see on see jällegi, mida me eestlastena või Eesti süsteemist tulnutena täna veel mäletame, mis on see kontekst tegelikult, kus kohast me oma süsteemi hakkasime üles ehitama. Sest et kui me hakkaksime rääkima sellest, et meil on täna väga hea, ma ei tea, üks valdkond või teine valdkond, see on kõik hästi tore. Ja mida ma näen näiteks ka töötades siin enne mainitud Soome kolleegidega, nemad on sama dilemma ees. Need, kes Soomes tegelikult seda süsteemi üles hakkasid ehitama, need on üsna kõrges vanuses täna juba. Ja ega nad väga ei viitsi käia kuskil, selles mõttes seda asja edasi andmas.
ja noored inimesed, kes tulevad, nad teavad väga hästi, kuidas see tänasel päeval toimib. Aga rääkida, minu kogemus on küll Euroopa partneritega, Kaukaasia partneritega, vähem Aafrikas. Aga seal on see konkurents nende tänapäevast asjade peale niivõrd suur doonorite hulgas, et ma sinna eestlasena lähen, ütlen, kuidas see õppekava üles ehitanud, ta on seal 10 korda enne kuulnud, 10 erinevalt riigilt. Et mis on see, mida ma saan talle seal veel juurde anda, ega väga palju ei ole. Ja mida ma olen nagu näinud, ütleme sellest, et mis siis tegelikult jääb laua peale lisaks nendele 2-3 asjale, mida ma enne mainisin, on see arusaamine, et kuidas see süsteem nagu tervikuna toimib. Jällegi oht on selles, et ma ei saa seda süsteemi tervikuna öelda, et tehke teie ka niimoodi. Haridus-teadusministeerium, jällegi siseministeerium üksustega, nagu ma täna töötan. Et nende kontekstis see tõenäoliselt ei sobitu. Väga erinevad asjad on siis mingisugune otsustuskultuur, organisatsiooni juhtimiskultuurid, kõik on nii palju erinevad. Aga lihtsalt leida need kohad, et kuidas see loogika tegelikult meil toimis ja mida see nende jaoks tähendab. Et reflekteerida nendega seda ja seeläbi saada kätte see, et mis on selle esimene samm. Ma ütlengi, et see kõige keerulisem hariduse valdkonnas ja eelgi enam vormikandjate hariduse valdkonnas on see, et mis on see esimene samm, sest et vormikandjad kriitikat ei armasta väga, eks ju. Ja sa pead nagu selle veendumusega tegi kätte saama ja siin Kristi, sina ütlesid, et reform on usu küsimus, eks ju, et see esimene samm on tegelikult õige samm. Ja see, et siin pärast kuskile nurka ei mängita selle tulemusena, et sa tegid mingi asjast, ma ütlen, et selle esimese sammu tulemusena hakkavad juhtuma inetud asjad reeglina esimese asjana. Et sa pead aru saama seda, et seda sammu on vaja teha, sul on vaja see otsus teha, et me hakkame midagi muutma. Sealt tuleb hästi palju kriitikat, sealt tuleb hästi mitmeid inetuid diskussioone tõenäoliselt, aga see on õige asi. Ja seal on hea öelda, et eestlased tegid ka edasi. See on hea referents sellegi, ja läbi selle tegelikult, mina, kes ma valdavalt olen, eks ju, eestlane ja Lauri Tabur, mitte seotud mingisuguste institutsioonidega, et see on nagu hea referents mulle. Et Eesti riik on sedasi teinud. Meie puhul ta toimis, aga räägime, et kuidas me saaks seda teie keskkonda tõsta. Et mis oleks see, mida me saaksime teie keskkonnas sellega teha. Ehk siis, et mis võiks olla see ülekantav osa, et me seda ülekantavat osa tegelikult enda jaoks mõtestaksime jällegi, minnes tagasi selle uuringu juurde siia ja selle, mis siin nagu enne diskussioon ka oli, et me võiksime selle enda loo natuke rohkem ära materialiseerida. Ehk siis see, mis on see meie koolilugu, hariduse lugu, niimoodi, et oleks nagu universaalselt ka aru saada. Ma mäletan, me tegime STEP-iga kunagi 10 aastat tagasi täna julgeoleku ja sisejulgeoleku valdkonna reformide sellise kaardus lihtsalt ära, mis olid need dilemmad, otsustuskohad, mida meil oli vaja teha selleks, et jõuaksime tänasesse päeva. Et jällegi tänast päeva on lihtne müüa läbi nende 2 märksõna, mida ma ütlesin, aga kuidas see selleni jõudis, mis olid need dilemmad tegelikult, kuidas me neid lahendasime. Et kirjutada need lahti ja nende pealt on lihtne diskussiooni tekitada selleks, et siis partnerid saavad ka, meie jaoks me peaks tegelikult selle mõtte tegema või selle otsuse tegema ja jällegi tagasi referents Eestile, et Eesti tegi, et äkki on see midagi sellist. Okei, hästi. Kui me siiamaani rääkisime sellest, et mida ja kuidas võiks jagada, siis ma tahaksin siit edasi suunata arutelu selles suunas, et aga kuidas seda kõike nüüd ikkagi teha niimoodi, et see oleks sisukas ja et selles arengukoostöö protsessis õppimine liiguks 2 suunas. Ja Triinu juba tegelikult mainis siin, eks ju, et selles osas on toimunud väga suur muutus. Me ei räägi täna enam klassikalisest arenguabist, kus üks pool annab, teine pool võtab. Me räägime vastastikusest õppimisest, kus mõlemad pooled võtavad vastutuse ja mõlemad pooled ka arenevad. Ja kui me räägime arengukoostöö sisust ja mõjust, siis see ei tule strateegiatest ega paberilt, vaid see sünnib tegelikult inimeste vahel.
ja sellepärast Triinu, ma vaatan uuesti sinu poole. Ja palun too Triinu üks näide oma senisest kogemusest, kus sa nägid, et arengukoostöö päriselt lõi muutust. Aga mitte ainult sihtriigis, vaid ka Eestis. Mis on see projekt, mis on see hetk, mis on see lugu, mis seal juhtus? Ma räägin mul on näiteid oleks palju tuua, aga ma alustan ühest varasemast näitest, mida ma siin-seal olen ka välja toonud. Meie alustasime Ukrainas tööd aastal 2014, kui sõda algas. Töötasime Donbassis, Luhanski oblastis enne kõike. Töötasime haridusvaldkonnas peaasjalikult välisministeeriumi rahastusel 100% ainult. Ja me töötasime sellisel viisil, et meil tekkis sinna kuskil 40 koolist koosnev koolivõrgustik, üldhariduskoolid. Ja töötasime mitmel tasandil, töötasime kooli juhtkondadega, et seda nii-öelda Eesti kooli lugu siis tükki haaval neile edasi rääkida ja seda muutust ellu kutsuda. Töötasime ka selles suunas viimastel aastatel, et õpetajate digipädevusi arendada. Ja ühtesi külje pealt tegime ka seda, et rääkisime kogu aeg miks euroopalikest väärtustest, rääkisime miks Euroopa Liit on tegelikult väga hea, rääkisime miks keeli peab õppima, inglise keel on väga õige asi õppida ja nii edasi. Viisime hästi palju Eesti eksperte sinna tegelikult. Siin saalis võib-olla ei olegi kedagi praegu, aga üldiselt sellised tuntud ühiskonnategelased, aga ka haridussektorist nii-öelda inimesed said nii-öelda liikusid koos meiega sinna, andsid koolitusi, kohtusid koolijuhtidega, võtsime neid Eestis vastu ja nii edasi. Tegime seda tööd, hakkasime iga aastaga üha rohkem ja rohkem ise küsima, mis selle töö mõju on ikkagi meil seal on ju. Täitsa kriitiliselt, mõni juba kahtles päris tõsiselt, et kas me peaks jälle jätkama sarnasetel ainetel järjekordse Ukraina projektiga. Ja siis põmm 2022 aasta, veebruar, sõda. Ja Luhanski oblast sai kohe pihta. Seal olid kohe üle piiri olid väed sees. Ja neil jäi üle evakueeruda ühele või teisele poolele. Ja meie 40 koolist, kellega me olime siis tolleks hetkeks töötanud juba 6 aastat, 8 aastat, nendest 39 evakueerus Lääne-Ukrainasse. Sealjuures me teame koole, kellega me ei töötanud, kes enamuses evakueerusid kogu kooli perega tegelikult sügavamale Venemaale. Ja meil oli peale seda 2022 aasta sügisel kohtumine nende koolijuhtidega Lvivis variandis, kus me siis tegime sellise hästi avatud ausa peegelduse ja niisuguse ringi ja küsisime, et kuidas siis niimoodi, et mis pani teid tegelikult otsustama ikkagi selle Lääne-Ukraina pool. Ja siinkohal ma tahan öelda, et nad kõik olid peaaegu venekeelsed. Need inimesed tegelikult Luhanski oblastis olid venekeelsed. Koolilapsed, pered, koolijuhtkonnad, nad olid venekeelsed. Tollel ajal oli tegelikult päris suur diskrimineerimine Lääne-Ukrainas ka ida-ukrainlaste suhtes just selle keele oskamatuse pärast. Usaldamatus oli hästi suur. Sugulasi oli enamustel pigem Venemaal kui lääne pool, eks ole, rääkimata Euroopast, kus ei olnud neil kedagi ees ootamas. Ja nad ütlesid, et teate mis, see oli tegelikult see Eesti arengukoostöö päriselt ka, et see oli see teie mõjutustöö, mida me ehitasime, mida me kogu aeg natuke survestasime, kogu aeg natuke veensime. Et see tegelikult pani meid kõiki tundma ja mõtlema, et kus on tulevik meile, meie lastele ja kus pool me tahame olla selles võitluses ja me valisime tegelikult selle lääne poole. Ehk et see oli tegelikult väga pehme arengukoostöö, mida nii-öelda kui me räägime arengukoostööst, me ei ehitanud maju, me võib-olla renoveerisime mõned tualetid mõnes koolis ja nii, aga me tegelikult rääkisime, me ainult rääkisime terve see aeg ja koolitasime. Et see on üks väga nii-öelda mõjus lugu ja võib-olla mõjus ka selles võtmes meie enda majas, et me ei tohi alahinnata selle pehme töö, selle rääkimise, selle veenmise jõudu. See on tegelikult ka päris tugev ja sellistel murrangupunktidel me seda näeme. Ja võib-olla teine lugu, mis kiirelt juurde, mis on nüüd viimase 2 aasta lugu, on see, et me oleme
töötanud koolidega, õpetajate, ühesõnaga mure, mida me läksime lahendama, oli see, et koolid suures osas Ukrainas ei saa juba 4 aastat vähemasti online õpet pakkuda, offline õpet pakkuda, näost nagu õpet ei saa pakkuda täies mahus, mis tähendab seda, et see on online'is paljuski. Mis paneb kohe küsimärgi sinna kohta, et kui õpetajatel on väga madalad digipädevused, siis mis on selle hariduse kvaliteet, mida nemad edasi annavad. Ja kriitiliselt hinnates saime aru, et see hariduse kvaliteet langeb olulisel määral. Just tänu sellele, et õpetajaskond on vana, digipädevused on kehvad, digivahendeid kardavad, klassitäis lapsi on digipädevamad kui nemad ja nii edasi, on ju. Ja pidid andma online õpet. Sekkusime sedapidi, et meil on varasemast väga tuumakas koos Tallinna Ülikooliga välja arendatud digipädevuste koolitus õpetajatele ja mõtlesime, et me pakume seda õpetajatele, siis hakkasime edasi mõtlema, et aga kui me neile nii-öelda seda soovime seal muutust näha, siis kus on tegelikult see muutuste juhtimise tasand, saime aru, et koolijuhtkond tuleb kaasata, nii mõtlesime, et okei, eraldi koolitus neile, siis mõtlesime, et aga veel süsteemsemalt, et kas me jääme sinna pidama või äkki on kuskil veel mingi tasand, mille me peaksime tegelikult ära koolitama tulevikku vaatavalt, saime aru, et aga see vist on nüüd see hramadade ja oblastite haridusametnike tasand ja võime veel ka neile eraldi tegelikult koolituse, ehk 3-astmeliselt lähenesime, koolitasime ära, ei ole neid kolleege siin kaasas, numbreid ei oska öelda, aga põhimõtteliselt mõlemast oblastist 5% koole, see on circa 100 kooli, 120 kooli, kõikide koolide koolipered, kõikide koolide juhtkonnad, tegelikult ka nende samade hramadade haridusametnikud, kus need koolid asuvad. Ja see tagasiside on olnud hästi tugev, just selles osas, et me püüdsime nagu üsna terviklikult läheneda, et nüüd nad saavad omavahel horisontaalselt ka rääkida, kõik mõistavad, kõik saavad aru, miks see digipädevused on olulised, millist muutust sinna on veel vaja, miks nüüd ei pea enam kooli juhtkond käima näiteks hramada haridusametnikele rääkimas, et neil on hirmsasti arvuteid oleks vaja juurde või mingeid skriine või üldse internetti, et see peab olema alaliselt ja tegelikult peaks levima erinevatesse klassiruumidesse. Et nüüd on nagu nad kõik ühel lehel ja nad mõistavad ja nad tegelikult seda järgmisi samme selle muutuse elluviimisel saavad koos astuda, et ma tahangi näidata seda, et me kõigil 3 tasandilt kuulsime, et see oli ainuõige, on ju, aga väga hea lahendus, mida soovitame kõigile ka, et kui te hakkate kujundama seda, siis mõelge, et võib-olla need erinevad otsustustasandid ja erinevad muutuste ellukutsumise tasandid oleks kaasatud, et nad siis pärast seal edasi saaksid oma keskis juba seda muutust ellu kutsuda. Ja nüüd ma saan aru, et ma rääksin maja ära, ma ei saa üldse Aafrikast rääkida rohkem, aga millega ma tahan veel sügavamalt sisse kaevuda sellesse teemasse, et ikkagi arengukoostöö kui vastastikuse õppimise võimalus. Aga Triinu, aitäh sulle! Lauri, pöörduksin hoopis sinu poole, sest sina oled siinkohal ka väga hea näide. Sa oled endine koolijuht, kelle meeskond panustas arengukoostöös. Ja sul on selles mõttes väga isiklik kogemus sellest, et sa oled näinud, kas see muutis või ei muutunud midagi. Ja mu küsimus sulle ongi see, et kas muutis, Lauri? Kuidas see muutis Sisekaitseakadeemiat? Et ta panustas arengukoostöö projektidesse, kuidas see muutis seda meeskonda ja kuidas see võib inimesi professionaalselt ka muuta ja uut tuleviku perspektiivi luua? Ja võib-olla hea vastaja on keegi, kes siin saalis on või neid on päris mitmeid tegelikult, kellega me saate teekonda koos käisime, eks ju, et tegelikult ajas nad saavad aru, et kus me pihta hakkasime tol hetkel, et see oli 2012, eks ju, kui me võtsime endale esimese sellise arengukoostöö projekti twinningu formaadis sisse ja 2012 oli ju seejärel 2010 olid olnud üsna tugevad eelarvekärped. Sisekaitseakadeemias me kärpisime töötasufondi 26% kogu töötasufondi. Mis tähendas seda, et kui sul veerand on ära läinud, eks ju, et siis mis sa siis nagu teed. Me mõtlesime üsna pingeliselt tol hetkel, et väga erinevatel asutustel oli võimalus sellest, et kas sa koondad või siis vähendad palka, eks, et lihtsalt raha ei ole.
ja meie tegime selle otsuse tol hetkel, et me vähendame palkasid. Et me vähendasime üsna drastiliselt palkasid läbi kogu palgastmestiku. Ja selle kokkuleppega, et noh, kunagi läheb paremaks. Ja 2012 sain ma kõne meie Soome partneritelt, kes küsisid, et vaat, et nemad said kõne Kosovost. Ja Kosovost küsiti, et kas te tunnete kedagi Eestist, et nemad tahaksid sellist akadeemiat teha nagu Eestis. No, Soome partnerid helistasid mulle, mina tol hetkel akadeemia rektorina ütlesin, et aga teeme, ma Kosovost väga palju tol hetkel ei teadnud, eks ju. Ma umbes täpselt teadsin, kus ta seal asub kaardi peal iseenesest. Ja sealt see teekond pihta hakkas ja noh, esiteks oli ta mulle huvitav, aga teiseks oli see just nimelt see palgakonkurentsi teema tol hetkel, et pakkuda nendele inimestele, kes meil tol hetkel majas olid, lihtsalt sissetulekut. Nii lihtne, kui see alguse pool oli. Kui aeg läks edasi, siis tegelikult mida inimesed nägid seda, et see pakkus üsna palju enesearengut. Pakkus enesearengut läbi selle, et me tegelikult esimest projekti tegime koos soomlaste ja prantslastega. Üsna erinevad maailmad, üsna erinevad haridussüsteemid, üsna erinevad arusaamad sellest, kuidas asjad toimivad. Ja paraku lõppkokkuvõttes oli see, et eestlased pidid kogu töö ära tegema. Lihtsalt meile meeldis. Ja selle tulemus oli see, et me saime tegelikult teise twinningu sinna otsa. Veel tegelikult et seda Kosovo akadeemia mitte ainult loomist, vaid ka edasi arendamist tegelikult teha. Ja seal me olime juba siis soomlastega kahekesi. Ja kokkuleppel selles, et eestlased juba teadlikult tahtsid kõik töö ise ära teha ja soomlased olid administratiivne juhtiv partner. Ehk siis ta andis üsna palju seda tunnetust, et me oleme võimelised midagi tegema. Me tol hetkel ju akadeemiad olime üsna noored Eesti haridusmaastikuga vanuselt kogu meie tiim. Ja anda nagu seda tunnetust, et tegelikult meil on midagi pakkuda. Me suudame päriselt ka midagi ära teha. Ja kui vaadata nagu nüüd laiemalt, samasugust Siseministeeriumi akadeemiat on olnud võimalus käivitada tänaseks Jerevanis, Kišinjovis ja mõnes teises kohas veel käivad hetkel diskussioonid, et võiks nagu samasugust mudelit kuidagi juurutama hakata, siis ütleme arengupartneri poole pealt, nende poole pealt on need akadeemiad käima läinud selles mõttes, et see Eesti kogemus selles valdkonnas on olnud hea, siis ta on elama jäänud. Ja tänase päevani tegelikult ma usun, et need, kes sellel teekonnal kaasas olnud, see on kaks olulisemat võtmed, üks ongi see kogemus sellest, et see, mida sa oled omas selles väikeses Eestis teinud ja oled nagu veendunud olnud, et see on nagu hea. Seda on võimalik juurutada tegelikult ka teiste partnerite juures teatud tingimustega. Ja teiseks see kogemus projektipartneritest, kes seda asja siis sinna koha peale viivad, eks ju. Mainisin Prantsusmaad, Soomet ja täna ajaloos väga palju teisi ka, et sa päriselt oled seal sees, sa näed, kuidas asjad toimivad. Ja ta annab sulle lisaks selle kompetentsi hüppele, annab ka selle tunnetuse, et sul on võimalik sealt hüpata tegelikult oluliselt kõrgemale, kui sa algselt plaanisid. Nii et eelkõige see uue põlvkonnal on see enesearengu pool on hästi oluline. Selles mõttes, et ennast realiseerida, teha midagi, mitte lihtsalt sellepärast, et sa lähed sinna raha tegema. Ma ütlesin, et 2012 oli meie jaoks oli üsna paljuski selles, et tuua nagu täiendavat raha akadeemisse. Aga tegelikult on just nimelt see eneseteostuse pool, et mida mina näen ja mitte ainult Eestis. Töötades täna nagu küll reeglina mitte Eesti arengu või doonoritega koos, siis nendel on täpselt samasugune leid iseenesest, et need, kes tulevad nendega koostööle arenguprojekte tegema, tulevad seda tegema sellepärast, et saavad mingisugune kogemus, karjäärikogemus. Ja mis seal salata, mina sain ka arengukoostöö püsisekretsereerimis töötades ja minu jaoks on see loonud ka täiesti uue sellise professionaalse muutuse. Aga ma arvan, et selles mõttes me ei peaks häbenema ka sellest, et tegelikult need arengukoostöö projektid annavad võimaluse
haridussektori asutustele võib-olla mingil hetkel hoida kinni väga häid eksperte, sellepärast et me teame, et haridussektori palgad ei ole kõige kõrgemad Eestis. Ehk et ma arvan, et see ei ole kindlasti see, mille pärast peaks üks asutus arengukoostööd tegema või ainult selle pärast. Aga see on ka aspekt, millele tasub mõelda. Muide teisipäeval pidas ka välisminister Margus Tsahkna Riigikogus välispoliitika aasta kõneks ja muuhulgas väga rõhutas seda, et arengukoostöö on midagi, kust me peame ka õppima. Ja ta tõi selle näite, et Eesti on leitanud päris mitmed pommivarjendid Ukrainasse ja Esteris on täna see kogemus, eks ju, mis on vajalik ka meil Eestis elanikkonna kaitse valdkonnas ja hariduses võib tuua lõputult näiteid, kus meil on ka Ukrainast õppida. Ma arvan, meil on väga palju õppida sellest, mida tegelikult tähendab loovus ja paindlikkus õppetöö planeerimisel. Kui õpetaja peab umbes 3 korda päevas võtma õpilased ja jätkama tundi varjendis, kui õpe toimubki ainult distantsõppel, eks ju, ja kuidas toetada lapsi vaimse tervise teemades. Jumal tänatud, me räägime Eestis täna ka üha julgemalt ja valjemini sellest teemast, aga nende kontekst on midagi muud. Ja võib-olla me Eestis liiga palju aega, et poeme selle raha ja raha puuduse taha. Ukraina õpetajad räägivad mulle sellest, kuidas vaimse tervise amsud ja kohaloleku praktikad on koolipäeva igapäevane osa. Igat koolipäeva alustatakse sellega, et õpetaja teeb reflektsiooni, sellepärast, et lapsed tulevad kodudest, kus täna on väga paljudes kodudes sooja võib-olla ainult 9 kraadi. Pered on lõhestunud sellepärast, et toimub väga palju sise rännet ja riigist välja rännet. Iga päev võib tuua kurbi teateid rindelt sinu lähedaste kohta ja õpetaja ei saa alustada oma päeva ja tundi enne, kui ta ei saa aru, mis selles klassis tegelikult toimub. Ja ta peab olema hetkega valmis kogu oma tunni kontseptsiooni ümber mängima vastavalt sellele, milline õppimisvõimekus talle vastu vaatab. Nii et selles mõttes ma arvan, et see on väga oluline koht, see on väga oluline narratiiv, mida te võiksite kõik ka täna siit kaasa võtta ja kõik, kes arengukoostöösse panustavad. Et mida ja kuidas me saame teha selleks, et meie enda Eesti haridussektor tegelikult selles protsessis ka võidaks. Aga meie aeg on peaaegu täis. Heli. Mis on üks konkreetne ettepanek, mida sina ja mina peaksime oma selle aasta tööplaani võtma sellest uuringust ja sellest tänasest arutelust? Kui seda nüüd ikkagi arengukoostööga siduda, siis ma arvan, et selline teadlik kogukonna ehitamine kõigega, mis sinna juurde nagu käib, et neid inimesi, kes teaksid, mis see arengukoostöö on, milliseid võimalusi see pakub, millised väljakutsed seal on, mida seal on õpitud, milliseid professionaalseid nagu selliseid kogemusi on seal saadud, et see kogukond on minu arvates nagu hästi tähtis, sellepärast, et kui nüüd nagu vaadata tagasi üleüldse nagu väga autonoomse Eesti haridussüsteem nagu toetab väga palju autonoomiat, siis nagu ainus asi, mis meil nagu tegelikult nagu töötab, kui me räägime siin mingite uute initsiatiivide vedamisest, nad kõik käivad alati koos mingisuguse kogukonnaga, mida teadlikult nagu kujundatakse. Need kogukond. Väga nõus, aitäh sulle. Esteban on Eesti arengukoostöö rakendusasutus, aga mitte ainult. Meie ülesandeks on tuua lisarahastus sellesse valdkonda ja eelmine aasta oli erakordselt edukas. Esteban õnnestus tuua arengukoostöö valdkonda üle 25 miljoni. Ja siin ei ole erandiks ka hariduse valdkond. Hariduse valdkonda hariduse arengukoostöö valdkonda, siis on õnnestunud tuua üle 10 miljoni euro, siis nii Euroopa Komisjoni kui erinevate
siis Euroopa ja maailma riikide doonorrahastust, mis kinnitab omakorda seda, mida Marleen juba siin päeva alguses ka ütles, et arengukoostöö, hariduse arengukoostöö valdkond ja selle valdkonna perspektiivikus on väga, väga suur. Ja kui siin võib-olla on täna läbisegi käinud mõisted hariduse arengukoostöö ja hariduse eksport ja mis nad siis nagu tähendavad ja veel 2 aastat tagasi ma olin üsna üksi vähemuses selles dialoogis, et see, mida Ester teeb, on ka seotud hariduse ekspordiga. Siis öeldi mulle, et mis asja, et te ju viite ainult riigist raha välja ja ka eksport on ju see, mis võib riiki raha sisse tooma. Siis tänaseks me võime väga selgelt öelda, et Ester on vahetanud mänguväljakut ja on väga selgelt hariduse ekspordi siis nii-öelda sfääris tegutsemas. Ja mis ma tahan öelda teile täna on see, et hariduse arengukoostöö on suurepärane võimalus selleks, et Eesti haridustooteid siis nii-öelda lokaliseerida, piloteerida, hinnastada, pakendada. Kes vähegi tahab siseneda hariduse ekspordi valdkonda, siis esimestest küsitakse see teie käest, et aga kus te seda veel olete teinud? Eestis on tore, aga kus teil veel kogemus on? Ja hariduse arengukoostöö on see koht, kus neid kogemusi on võimalik saada, kus täna on õnnestunud kaasata ka lisarahastust selleks. Ja nüüd tuleb üks uudis. Lähiajal kuulutab Ester välja raamhanke hariduse ja oskustega seotud teenuste ostmiseks. Ehk et jälgige meid, jälgige meie sotsiaalmeediakanaleid, täpsem informatsioon tuleb üsna pea. Aga see kõik tähendab seda, et kui meie Euroopa regiooni juht armastab kasutada seda terminit, et Ester on siiamaani olnud selline butiik ja me oleme teinud suuresti selliseid käsitööülikondi, siis meie mahtude kasvades ka meie rakendusmodaalsused peavad hakkama muutuma. Ja raamhange on siis see raamlepingud, mille kaudu me siis ootame juba kogenud tegijaid haridussektorist, aga ka nii avalikust era kui kolmandast sektorist siis meiega koostööd tegema. Voorud edaspidi jäävad pigem siis uutele tulijatele, kes tahavad proovida, katsetada väiksemas mahus, aga raamhange siis neile, kes on valmis meiega suuremalt seda mängu mängima. Mina tänan siiralt ja südames kõiki tänaseid paneliste, ma arvan, et nad on ära teeninud